kuningapoeg hakkas naist võtma ning seetõttu toimusid suured pidustused. Ta oli oodanud mõrsjat terve aasta ning nüüd lõpuks oli see kohale jõudnud. Mõrsja oli Vene printsess ning ta tuli Soomest saaniga, mida vedasid 6 põhjapõtra. Saan oli suure kuldse luige kujuline ja luige tiibade vahel lebaski väike printsess. Tema pikk hermeliinmantel ulatus maani. Tema peas oli tillukene hõbebrokaadist müts ning ta oli kahvatu nagu lumepalee, milles ta kogu aeg oli elanud. Ta oli nii kahvatu, et kõik inimesed panid seda imeks, kui ta mööda tänavaid sõitis. Ta on nagu valge roos, hüüdsid nad ning viskasid talle rõdudelt lilli. Lossi väravas ootas teda prints. Printsil olid unistavad kannikese karva silmad ning tema juuksed olid otse kui ehe kuld. Kui ta printsessi nägi, laskus ta ühele põlvele ning suudles tema kätt. Sinu pilt oli ilus, sosistas ta, aga sina ise oled veel ilusam. Ning väike printsess punastas. Enne oli ta nagu valge roos, ütles noor paas oma naabrile, aga nüüd on ta nagu punane roos. Ning terve õukond oli vaimustuses. Järgmised 3 päeva käisid kõik ringi ja kordasid. Valge roos, punane roos, punane roos, valge roos. Ning kuningas käskis paasi palka 2-kordistada. Kuna paas ei saanud üldse palka, polnud tal sellest suurt kasu, aga seda peeti suureks auks ning sellest kirjutati nagu kord ja kohus õukonna päevalehes. 3 päeva pärast peeti pulmapidu. Tseremoonia oli suurejooneline ning mõrsja ja peig kõndisid käsi käes väikeste pärlitega tikitud purpurpunasest sametist baldahiini all. Seejärel toimus õukonna bankett, mis kestis 5 tundi. Prints ja printsess istusid suures saalis ja jõid puhtast kristallist karikast. Sellest karikast võisid juua ainult tõelised armastajad, sest kui valelikud huuled seda puudutasid, muutus karikas halliks, tuhmiks ja ähmaseks. Päris selge, et nad armastavad teineteist, ütles väike paas, selge kui kristall. Ja kuningas 2-kordistas tema palka veel kord. Milline au, hüüdsid kõik õukondlased. Pärast banketti pidi toimuma pall. Mõrsja ja peig pidid tantsima üheskoos roositantsu ning kuningas oli lubanud flööti mängida. Ta mängis väga halvasti, aga keegi ei julgenud seda talle öelda, sest ta oli kuningas. Tegelikult oskas ta ainult 2 viisi ning polnud kunagi päris kindel, kumba ta parajasti mängib. Aga sel ei olnudki tähtsust, sest ükskõik, mida ta ka ei mänginud, ikka hüüdsid kõik. Vaimustav, vaimustav. Programmi viimane osa oli suurejooneline tulevärk, mis pidi algama täpselt keskööl. Väike printsess polnud oma elu jooksul veel kordagi tulevärki näinud ning seepärast oligi kuningas andnud käsu, et kuninglik pürotehnik peab printsessi pulmapäeval ametis olema. Mismoodi see tulevärk välja näeb? Oli printsess ühel hommikul terrassil jalutades printsilt küsinud. Nagu põhjataeva virmalised, ütles kuningas,
kes vastas alati teistele inimestele esitatud küsimustele. Ainult palju loomulikum. Mulle endale meeldib tulevärk rohkem kui tähed, sest selle ilmumisaeg on alati ette teada ning see on niisama meeldiv nagu flöödimäng. Sa pead seda kindlasti nägema. Nii seatigi kuningliku aia ühte otsa üles suur lava ning niipea, kui kuninglik pürotehnik oli kõik paika seadnud, hakkasid tulevärgi osalised omavahel vestlema. Maailm on igatahes väga ilus, hüüatas väike tulikonn. Vaadake vaid neid kollaseid tulpe. Nad ei oleks kaunimad ka siis, kui nad oleksid ehtsad paukkompvekid. Küll on tore, et ma olen reisida saanud. Reisimine arendab suurepäraselt mõistust ning vabastab eelarvamustest. Rumal tulikonn, ega kuninglik aed veel maailm ole, ütles pikk Rooma küünal. Maailm on tohutu suur ja selle põhjalikuks vaatamiseks kuluks sul 3 päeva. Iga paik, mida sa armastad, on sinu jaoks maailm, hüüatas mõistlik tuliratas, kes oli olnud noorest peast kiindunud vanasse kuuselaudadest kasti ning uhkeldas oma murtud südamega. Aga armastus ei ole enam moes. Luuletajad on selle tapnud. Nad kirjutasid armastusest nii palju, et keegi neid enam ei usu. Ning mind see ei üllata. Tõeline armastus kannatab ja vaikib. Mäletan, kuidas mina kord. Aga nüüd pole sel enam tähtsust. Armastuslood kuuluvad minevikku. Lollus, lausus Rooma küünal. Romantika ei sure iial. See on nagu kuu, mis igavesti elab. Näiteks peigmees ja mõrsja armastavad teineteist väga. Nendest rääkis mulle täna hommikul üks pruunist pakkepaberist padrun, kellega me ühes sahtlis olime ning tema teadis uuemaid õukonna uudiseid. Aga tuliratas raputas pead. Romantika on surnud. Romantika on surnud. Romantika on surnud. Pomises ta. Tema oli üks neist, kes arvavad, et kui ühte asja palju kordi korrata, muutub see lõpuks tõeks. Äkitselt kostis järsk, kuiv köha ning kõik vaatasid ringi. Köha tuli pikalt, kõrgi ilmega raketilt, kes oli pika kepi otsa kinnitatud. Endale tähelepanu tõmbamiseks köhatas ta alati, enne kui ta oma mõtteavaldustega lagedale tuli. Ütles ta ning kõik jäid kuulatama. Ainult vaene tuliratas raputas ikka veel pead ja pomises. Romantika on surnud. Palun rahu, hüüdis paukkompvek. Tal oli poliitiku kalduvusi ning kohalikel valimistel oli ta alati silmapaistvat osa etendanud. Seepärast teadis ta ka, kuidas õigeid parlamentlikke väljendeid kasutada. Täiesti surnud, sosistas tuliratas ja jäi magama. Niipea, kui valitses täielik vaikus, köhatas rakett 3. korda ja alustas. Ta rääkis väga aeglase selge häälega, otse kui dikteeriks ta oma mälestusi ning vaatas alati üle selle õla, kellega ta rääkis. Tegelikult olid tal väga suursugused maneerid. Kuningapojal on õnne, et ta võtab naise just samal päeval, kui mind üles lastakse, märkis ta. See poleks isegi siis paremini välja kukkunud,
kui see oleks eelnevalt niimoodi korraldatud. Aga printsidel on alati õnne. Heldeke, ütles väike tulikonn. Mina mõtlesin, et see on hoopis vastupidi ning meid lastakse üles printsi auks. Teie puhul võib see ju nõnda ollagi, vastas Rakett. Selles ma ei kahtlegi, aga minu puhul on teine lugu. Ma olen väga erakordne Rakett ja põlvnen erakordsetest vanematest. Minu ema oli oma aja kõige kuulsam tuliratas ning tema graatsiline tants oli laialt tuntud. Kui ta oma suure avaliku etteaste tegi, pöörles ta enne kustumist 11 korda ning igal pöördel paiskas ta õhku 7 roosat tähte. Tema läbimõõt oli 3,5 jalga ning ta oli valmistatud kõige paremast püssirohust. Minu isa oli Rakett nagu ma isegi, aga prantsuse päritolu. Ta lendas nii kõrgele, et inimesed kartsid, et ta ei tulegi enam alla. Ta tuli siiski, sest ta oli lahke loomuga ning tema langemine kuldses vihmas oli ülimalt uhke pilt. Ajalehed kirjutasid tema etteastest väga tunnustavalt. Õukonnaleht nimetas teda isegi pürotehnilise kunsti triumfiks. Pürotehnilise tahtsid sa öelda, parandas teda Bengaali tuli. Ma tean, et õige on pürotehnilise, sest ma nägin kirja oma enda plekkkarbi peal. Noh, mina ütlesin pürotehnilise, vastas Rakett karmilt ning Bengaali tuli tundis end sedavõrd lööduna, et hakkas kohe väikesi tulikonni türaniseerima. Nii sai ta näidata, et tema on ka ikka tähtis tegelane. Ma ütlesin, jätkas Rakett. Mida ma ütlesin? Sa rääkisid iseendast, vastas Rooma küünal. Muidugi, ma tean, et ma arendasin mingit huvitavat teemat, kui mind nii jämedalt katkestati. Ma vihkan jämedat käitumist ja igasuguseid labaseid kombeid, sest ma olen äärmiselt tundeline. Olen täiesti kindel, et terves maailmas pole minust tundelisemat loomust. Kes on tundeline inimene? Küsis Paukkompvek Rooma küünlalt. See on inimene, kes tallab ala lõpmata teiste varvastel, sest tal endal on konnasilmad, vastas Rooma küünal vaikse sosinaga ja Paukkompvek oleks peaaegu naerust plahvatanud. Öelge palun, mille üle te naerate? Päris Rakett. Mina ju ei naera. Ma naeran sellepärast, et ma olen õnnelik, vastas Paukkompvek. See on väga isekas põhjendus, ütles Rakett vihaselt. Mis õigusega sa õnnelik oled? Sa peaksid teiste peale mõtlema. Tegelikult peaksid sa minu peale mõtlema. Ma ise mõtlen alati endast ja ootan kõigilt teistelt seda sama. Seda nimetataksegi kaastundeks. See on kaunis voorus ning minul on seda ohtralt. Kui minuga näiteks täna õhtul midagi juhtuks, milline õnnetus see siis kõigile oleks? Prints ja printsess ei saaks enam iialgi õnnelikuks. Kogu nende abielu oleks rikutud. Ning mis puutub kuningasse, siis ma tean, et tema ei saakski sellest üle. Tõepoolest, kui ma hakkan järele mõtlema, kui tähtis ma õigupoolest olen, liigutab see mind praegu pisarateni. Kui sa teistele rõõmu valmistada tahad, hüüdis Rooma küünal,
siis katsu parem kuivaks jääda. See on muidugi mõistlik, hüüatas Bengaali tuli, kelle tuju oli nüüd juba parem. Või mõistlik, ütles Rakett nördinult. Te unustate, et mina olen väga ebatavaline ja väga erakordne. Igaüks võib olla mõistlik eeldusel, et tal ei ole kujutlusvõimet. Aga minul on kujutlusvõime, sest ma ei võta asju kunagi sellistena, nagu need tegelikult on. Ma mõtlen alati, et need on hoopis teistsugused. Mis puutub sellesse, et ma pean kuivaks jääma, siis ilmselt ei oska keegi siin viibijaist hingelist loomust hinnata. Õnneks ei lähe see mulle korda. Ainus asi, mis sind elus toetab, on teadmine, et kõik teised on sinust tohutult alaväärtuslikumad ning seda tunnet olen ma endas alati arendanud. Aga teil kellelgi pole südant. Siin te nüüd naerate ja lõbutsete, otse kui prints ja printsess ei olekski äsja abiellunud. No kuule, hüüatas väike tulepall. Miks ka mitte? See on väga rõõmus sündmus ning kui ma õhku sööstan, kavatsen ma sellest ka tähtedele rääkida. Küll te näete, kuidas nad vilkuma hakkavad, kui ma neile nägusat mõrsjat kirjeldan. Oh, kui labane ellusuhtumine, ütles Rakett. Aga seda oligi oodata. Sinus pole midagi. Sa oled seest tühi ja õõnes. Aga võib-olla lähevad prints ja printsess elama maale, kus on sügav jõgi ning võib-olla on neil üks ainus poeg, väike heledapäine poiss, samasuguste kannikese karva silmadega nagu printsil ning võib-olla läheb ta ühel päeval koos hoidjaga jalutama ja võib-olla jääb hoidja suure leedripuu alla magama ja võib-olla kukub väike poiss sügavasse jõkke ja upub. Missugune hirmus õnnetus, vaesed inimesed, kaotada ainus poeg. Tõesti väga kole. Ma ei saa sellest iialgi üle. Aga nad ei ole oma ainsat poega kaotanud, ütles Rooma küünal. Nendega pole üldse mingit õnnetust juhtunud. Ma ei öelnudki, et on, vastas Rakett. Ma ütlesin, et see võib juhtuda. Kui nad oleksid oma ainsa poja kaotanud, poleks enam mõtet sellest rääkida. Ma ei salli inimesi, kes on tagantjärele targad. Aga kui ma mõtlen, et nad oma ainsa poja kaotada võivad, tekitab see minust tugeva afekti. Või veel, hüüdis Bengaali tuli. Tegelikult oled sa kõige afekteeritum isik, keda ma kunagi näinud olen. Aga sina oled kõige jämedama käitumisega isik, keda ma kunagi näinud olen, vastas Rakett, ning sa ei suuda mõista minu sõbra tundeid printsi vastu. No, sa ju ei tunnegi teda, urises Rooma küünal. Ma ei öelnudki, et ma teda tunnen, vastas Rakett. Ma ütleksin, kui ma teda tunneksin, ei olekski ma ilmselt tema sõber. Väga ohtlik on oma sõpru tunda. Sa katsu parem tõesti kuivaks jääda, ütles tulepall. See on kõige tähtsam. Sinu meelest on see kahtlemata kõige tähtsam, vastas Rakett. Aga mina nutan, kui ma tahan. Ning ta hakkaski valama ehtsaid pisaraid, mis voolasid nagu vihmapiisad mööda keppi alla ning pidid peaaegu uputama 2 pisikest sitikat, kes just kooselu alustamiseks mõnusat kuiva elupaika otsisid. Küllap tal on ikka tõeliselt romantiline loomus, ütles tuliratas, sest ta nutab, kui selleks pole mingit põhjust. Ta ohkas sügavalt ja mõtles oma laudkastist. Aga Rooma küünal
ja bengaali tuli olid päris nördinud ning kordasid täiest kõrist. Jama, jama! Nad olid äärmiselt praktilise mõtlemisega ning kui nad millegi vastu tahtsid vaielda, nimetasid nad seda alati jamaks. Siis tõusis kuu nagu imeline hõbedane kilp taevasse. Tähed lõid särama ja lossist kostis muusikat. Prints ja printsess juhtisid tantsu. Nad tantsisid nii ilusasti, et kõrged valged liiliad piilusid aknast sisse ja jälgisid neid ning suured punased moonid noogutasid muusikataktis päid. Siis lõi kell 10, siis 11, seejärel 12 ning kesköö viimase kellalöögi ajal tulid kõik pallikülalised terrassile ning kuningas laskis kutsuda kuningliku pürotehniku. Alustage ilutulestikku, ütles kuningas ning kuninglik pürotehnik kummardas sügavalt ja läks aia teise otsa. Tal oli kaasas 6 abilist. Iga üks neist kandis pika ridva otsas põlevat tõrvikut. See oli tõepoolest suurejooneline vaatepilt. Viu, viu! Lendas tuliratas pööreldes õhku. Kõmm, kõmm! Lendas Rooma küünal. Siis tantsisid kõikjal tulikonnad ja bengaali tuled kallasid ümbrusele punast valgust. Hüvasti, hüüdis väike tulepall, kui ta tillukesi siniseid sädemeid pildudes minema sööstis. Pauh, pauh, vastasid paukkompvekid, kes sellest kõigest täiel määral rõõmu tundsid. Kõigil oli väga suur menu peale erakordse raketi. Rakett oli nutmisest nii niiskeks läinud, et ta ei suutnud üldse õhku lennata. Parim osa temast oli püssirohi, aga see oli pisaratest nii märg, et ei kõlvanud kuhugi. Kõik tema vaesed sugulased, kellega ta kunagi muud moodi kui irvitades ei rääkinud, tuhisesid otse kui imelised kuldsed tuliõitega lilled taevasse. Hõissa, hõissa, hõiskas õukond ja väike printsess naeris rõõmust. Küllap nad hoiavad mind mingi suure sündmuse jaoks, ütles rakett. Just seda see kahtlemata tähendabki. Ning ta oli veel kõrgima näoga kui enne. Järgmisel päeval tulid töömehed aeda koristama. See on ilmselt saatkond, ütles rakett. Ma võtan nad sobiliku väärikusega vastu. Ta ajaski nina püsti ja kortsutas tõsiselt kulmu, nagu mõtiskleks ta mingi väga tähtsa asja üle. Aga töömehed pöörasid talle tähelepanu alles enne äraminekut. Siis märkas üks töömees teda. Hei, hüüdis ta, mäherdune kole rakett ja ta viskas raketi üle aia kraavi. Kole rakett, kordas rakett läbi õhu tuhisedes. Võimatu! Tore rakett, vaat mida see mees ütles. Kole ja tore kõlavad nii ühtemoodi ja tihtipeale on nad isegi sarnase tähendusega. Ning ta kukkus mutta. Siin ei ole kuigi mugav, märkis rakett. Aga kahtlemata on see mingi moodne suppelkoht ning mind saadeti siia tervist kosutama. Minu närvid on muidugi väga läbi ja ma vajan puhkust. Siis ujus tema juurde väike konn, kellel olid kalliskividena säravad silmad ja roheline lapiline kuub. Krooks,
Uustulnuk, nagu ma näen, ütles konn. Noh, lõpuks on ju mudamaailm kõige parem asi. Andke mulle vihmane ilm ja kraav ning ma olen täiesti õnnelik. Mis sa arvad, kas õhtupoolikul hakkab sadama? Ma muidugi loodan seda, aga taevas on täiesti sinine ja pilvitu. Kahju küll. Ütles Rakett ja hakkas köhima. Krooks, kui tore hääl sul on, hüüdis konn. See on päris krooksumise moodi ja krooksumine on muidugi maailma kõige meloodilisem hääl. Täna õhtul kuuled sa meie laulukoori. Me istume talumehe maja lähedal parditiigis ning niipea, kui kuu tõuseb, hakkame peale. Lausa vaimustav, et kõik inimesed lebavad ärkvel ja kuulavad meid. Õigupoolest kuulsin ma alles eile, kuidas talumehe naine ütles oma emale, et ta ei saanud meie pärast silmatäitki magada. Niisugune populaarsus valmistab suurt heameelt. Krooks! Köhatas Rakett vihaselt. Ta oli väga pahane, et tal ei lastud sõnakestki sekka öelda. Väga tore hääl, jätkas konn. Tahaks loota, et sa tuled parditiiki. Ma lähen nüüd oma tütreid otsima. Mul on 6 ilusat tütart ja ma kardan, et haug võib nendega kokku juhtuda. Ta on tõeline koletis ning sööks nad kõhklematult pruukostiks. Noh, hüvasti siis. Kinnitan, et sinuga vestlemine valmistas mulle suurt rõõmu. Krooks! Või vestlemine, nurises Rakett. Sa rääkisid kogu aeg ise. See ei ole vestlus. Keegi peab ju kuulama, vastas konn. Ja mulle meeldib ise rääkida. See säästab aega ning ei lase tekkida vaidlusi. Krooks! Aga minule vaidlused meeldivad, ütles Rakett. Loodetavasti mitte, lausus konn rahulolevalt. Vaidlused on äärmiselt labased, sest heas seltskonnas on kõik täpselt ühel arvamusel. Veel kord hüvasti, ma näen seal eemal oma tütreid. Ja väike konn ujus minema. Sa ajad mind vihale ja sa oled väga halvasti kasvatatud, ütles Rakett. Ma ei salli niisuguseid inimesi nagu sina, kes räägivad iseendast, kui teine inimene nagu mina tahab parajasti hoopis endast rääkida. Minu meelest on see isekus ja isekus on väga vastik asi, eriti minu iseloomuga inimesele, sest ma olen oma kaastundliku loomu poolest kuulus. Tegelikult peaksidki sa minust eeskuju võtma. Paremat eeskuju sul olla ei saakski. Kasuta seda võimalust, kuni saad, sest ma lähen õige pea tagasi õukonda. Ma olen õukonnas suur lemmik. Õigupoolest abiellusid prints ja printsess eile minu auks. Säärastest asjadest ei tea sina muidugi midagi, sest sa oled provintsist. Pole mõtet temaga rääkida, ütles Kiil, kes istus ühe suure pruuni hundi nuia otsas. Mitte mingit mõtet, sest ta läks ära. Noh, seda halvem talle, vastas Rakett. Ma ei kavatsegi ainult sellepärast juttu lõpetada, et tema ei kuula. Mulle meeldib kuulata, kuidas ma räägin. See on üks suurimaid naudinguid. Ma räägin tihti pikalt omaette, aga ma olen nii tark, et mõnikord ei saa ma oma jutust sõnakestki aru. Siis sa peaksid küll filosoofialoenguid pidama, arvas Kiil, laotas kauni läbipaistva tiivapaari laiali ja liugles taevasse.
Kui rumal temast, et ta siia ei jäänud, ütles Rakett. Olen kindel, et tal ei avane kuigi sageli säärast võimalust oma teadmisi edendada. Aga mulle ei lähe see põrmugi korda. Kunagi hakatakse minusugust geeniust kindlasti hindama. Ning ta vajus pisut sügavamale mutta. Mõne aja pärast ujus tema juurde suur valge part. Pardil olid kollased jalad ja ujulestad ning teda peeti tema taaruva kõnnaku pärast suureks iluduseks. Prääks, ütles part. Küll sa oled imelik. Tohin ma küsida, kas sa sündisid sellisena või on see mingi õnnetuse tagajärg? Prääks. Kohe näha, et sa oled eluaeg maal elanud, vastas Rakett. Muidu sa teaksid, kes ma olen. Aga ma annan sulle sinu võhiklikkuse andeks. Ega kõik saa olla niisama erakordsed nagu mina ise. Kahtlemata üllatab see sind, kui sa kuuled, et ma võin üles taevasse lennata ja kuldse vihmana alla langeda. Ma ei pea sellest eriti lugu, kostis part, sest ma ei saa aru, mis kasu sellest kellelegi on. Vaat, kui sa suudaksid põldu künda, nagu härg või vankrit vedada, nagu hobune, või lambaid valvata, nagu kolli, see juba oleks midagi. Prääks. Kulla hing, hüüdis Rakett väga upsakalt. Ma näen, et sa kuulud alamasse seisusesse. Minu positsiooniga isik ei tee kunagi midagi kasulikku. Meil on teatud võimed ning sellest on rohkem kui küll. Mind ennast ei tõmba ükski töö, kõige vähem veel säärane, mida sina näid soovitavat. Tegelikult olen ma alati arvanud, et raske töö on lihtsalt mingi väljapääs neile, kellel ei ole mitte kui midagi teha. No, ütles part, kes oli väga rahuliku loomuga ega tülitsenud kunagi kellegagi. Maitse üle ei vaielda. Igatahes ma loodan, et sa jääd siia elama. Oh heldeke, ei, hüüatas Rakett. Ma olen ainult külaline, kõrge külaline. Õigupoolest on see paik minu meelest kaunis igav. Siin pole õiget seltskonda ega õiget üksindust. See on ju sisuliselt agul. Küllap ma lähen tagasi õukonda, sest ma tean, et mulle on saatusest määratud maailmas kõmu tekitada. Prääks, kunagi mõtlesin mina ka avalikus elus osaleda, märkis part. Nii paljud asjad vajavad uuendamist. Mõne aja eest olin ma koosoleku juhataja ning me võtsime vastu otsused, milles mõisteti hukka kõik, mis meile ei meeldinud. Aga paistis, et need otsused ei avaldanud erilist mõju. Nüüd olen ma kodune ja hoolitsen oma pere eest. Mina olen loodud avalikuks eluks, ütles Rakett. Ja kõik minu sugulased niisamuti, isegi kõige tähtsusetumad. Me äratame suurt tähelepanu, mil iganes me ette astume. Mina ise ei olegi veel esinenud, aga kui ma esinen, tuleb sellest suurejooneline vaatepilt. Mis puutub kodusesse elusse, siis see teeb kiiresti vanaks ning juhib mõtted ülevamatelt teemadelt kõrvale. Ülevamad teemad, need on suurepärased, õhkas part. Ja see tuletab mulle meelde, et mu kõht on väga tühi. Ta häälitses,
prääks, prääks, prääks ja ujus allavoolu. Tule tagasi, karjus Rakett. Mul on sulle veel palju öelda. Aga part ei teinud väljagi. Mul on hea meel, et ta ära läks, ütles Rakett endamisi. Eks tal ikka ole keskklassi mõtteviis. Ta vajus veel sügavamale mutta ja hakkas just mõtlema geeniuse üksindusest, kui äkitselt 2 valgete särkidega poisikest mööda kallast lähemale jooksid, kaasas katel ja mõned oksaraod. Küllap see on saatkond, ütles Rakett ja katsus väga väärikat nägu teha. Hei, hüüdis üks poisikestest. Vaata, kui kole kepp. Huvitav, kuidas see siia sai? Ja ta tõmbas Raketi kraavist välja. Kole kepp, kordas Rakett. Võimatu. Kuldne kepp, seda ta ütles. Kuldne kepp kõlab nii meelitavalt. Õigupoolest ajab ta mind mõne õukonna aukandjaga segamini. Pistame ta lõkkesse, ütles teine poiss. Siis läheb vesi kiiremini keema. Nad panid oksaraod hunnikusse, Raketi kõige peale ja süütasid tule. See on suurepärane, hüüdis Rakett. Nad kavatsevad mind päisepäeva ajal üles lasta, et kõik mind näeksid. Nüüd jääme magama, ütlesid poisid, ja kui me ärkame, on vesi keenud. Nad heitsid rohule pikali ja panid silmad kinni. Rakett oli väga märg, seepärast läks tal süttimisega hulk aega, kuid lõpuks võttis ta siiski tuld. Nüüd ma lähen, karjus ta ning tõmbas ennast kangeks ja sirgeks. Ma tean, et ma lendan palju kõrgemale kui tähed, palju kõrgemale kui kuu, palju kõrgemale kui päike. Tegelikult lendan ma nii kõrgele, et ja ta lendas otse õhku. Tore, karjus ta. Ma jäängi nõnda lendama. Küll mul on alles menu. Aga teda ei näinud keegi. Siis hakkas ta üleni imelikult pakitsema. Nüüd ma plahvatan, hüüdis ta. Panen terve ilma põlema ja teen niisuguse paugu, et aasta otsa ei räägi keegi millestki muust. Ja ta plahvatas tõepoolest. Puh, puh, plahvatas püssirohi. Selles polnud mingit kahtlust. Aga keegi ei kuulnud teda, isegi mitte poisid, sest nemad magasid sügavalt. Siis jäi temast järele ainult kepp ning see kukkus ühele kraavi ääres kõndivale hanele selga. Püha taevas, hüüdis hani. Taevast hakkab keppe sadama ja ta tormas vette. Ma teadsin, et ma tekitan suurt kõmu, ähkis Rakett ja kustus.